Set and chill rahvas, sügis on käes, pole ammu näinud, nüüd oleme tagasi, natuke vestelda, mikrofon käes, natuke arutleda asjadest, mis maailmas toimub ja kuidagi on juhtunud jälle niimoodi, et mina olen jälle siin draama keskpunkti sattunud. Nagu Mailukas ütleb, et mina ei otsi draamat, aga draama leiab mind üles. Ja võib-olla ma ei tea, kas see on nagu selline draama nagu meil siin mõned teised tüübid teevad, aga jutu point on ta nagunii. Ehk siis täna me püüame välja selgitada, kas Marii Karell on kõige professionaalsem, isegi maailma parim rage-baiter ever, keda mina tean, keda võib-olla teie teate, või siis on ta ääretult ühepoolse mõttemaailmaga kohutav ajakirjanik. Kui sa vähegi temaga ei ole nõus või sa ei arva sama, siis sa oled halb, sa oled idioot ja eriti sa oled seda, kui sa pole ülikoolis käinud. Ja no miks me täna jutustame, võib-olla te saate juba aru, ma siin natuke mainisin. Marii Karell on jälle teemaks. Ehk eile 30. september tuli Karelli eestvedamisel siis välja laseri episood, kus ta võttis ette siis Speedi külaskäigu Eestis. Ma ei tea, miks. Sellest on juba mingi 3-4 kuud möödas. Ma ei tea, miks. Ikka veel sellest räägitakse, see on nagu absurdne minu meelest. Nagu ma saan aru siin, ma käisin kuskil siin septembri alguses rääkimas nii-öelda siis kuskil telesaadetes, et see oli siuke nagu suvine kokkuvõte teles on ju. See on juba fucking oktoober. Ja no muidugi, kui Karell sellest rääkima hakkab, siis see ei ole midagi sellist neutraalset. See ei ole midagi sellist ühepoolset. Kindlasti mitte. Aga igatahes ta tahtis teada siis, et mis värk sellega on. Ta läks siis rääkima nende inimestega, kes seda vedasid. Ja muidugi mulle saaditi samal õhtul, et kuule, näe Andrei, sa oled mainitud siin juba. Ma ütlesin, okei, no davai ilmselgelt, kui Speed oli. Ei. Sest on juba uudis tehtud. Uudis oli tehtud sellest, et miks mind valiti siis, kas oli Karelli küsimus, miks mind valiti Speedi hostiks, kui mul ei ole kõrgharidust. Ma ei oska midagi öelda, aga võib-olla proovime arutada sellest natuke hiljem. Ilmselgelt te peate vaatama seda, aga Kaarli reaktsioon seal, kuidas see küsimus küsiti. See oli top notch reaalselt. See lost pilk, mis tal seal oli, siuke. What? Kui ma koju läksin, siis ma olin davai, et okei, ma vaatan ära siis. Ja no teades Karelli ja ma arvan, te teate kõik, mis lugusid ta teeb, siis oli nagu ette teada, et mis see vibe seal sellel lool võib olla. Ja me oleme siin kanalil Karellist tegelikult rääkinud ka ja me oleme reactinud siis tema nendele saadetele. Ja meie nagu põhimure või põhicomplain oli see, et nagu nii ühepoolselt ei saa ajakirjandust teha, eriti teles. Et sa kui kõigi ja kõige peale vihane inimene lendad teistele peale ja isegi nagu ei püüa neist aru saada. Ja siis veel, ma mäletan, me ütlesime, et seal oli igasuguseid nagu lisaväiteid, mida ta ütleb, aga ta lihtsalt ei näita, et nad on kuskil olemas. Ehk siis ta ei tõenda neid ära ja oli ka hästi palju faktivigu. Need olid nagu meie nagu sellised põhiasjad, mida me ütlesime, siis tema selle saate kohta. Ja no mitu aastat hiljem, mitte midagi pole muutunud. 0. Sama äärmuslikult endab peale oma mingisugused arvamused, kõik teised on lollid, see suhtumine juba teistesse on nagu absurdne. Ja ma ei saa aru, kuidas see üldse nagu sellise, miks TV3 võtab seda? Ma saan aru, et okei, inimene teeb tööd, aga nagu see ei ole normaalne. See ei ole normaalne ajakirjandus, mitte kuskilt otsast. Ja kuidas ta see 2 aastat järjest nagu fucking EFTA gala on võitnud, see on nagu täielik küsimärk, nagu mis ta oli Päevakaja saade ja siis ta sai ise ka veel personaalselt mingisuguse auhinna. Bro, what the fuck? Aga ma vaatasin selle saate läbi ja kahjuks ma teile seda näidata ei saa, aga ma valisin välja oma nii-öelda siis võib-olla lemmikfraasid, mida ta seal ütles või väitis. Ehk siis ma loen teile sõna-sõnalt ette need laused ja siis saame arutada. Esimene lemmiklause oli mul siis, et Speedi maskuliinse fänkonna taga on teatud põhjused. Miks sellise suuvärgiga tüüp meie peaministri juurde viidi, sellest annavad asjaosalised detailselt laserile aru. Ja siis Sammuse kaadri all ta jalutas nagu boss, telo käes, jalutas liftide juurde. Nüüd hakkad mulle inimesed aru andma. Ma olen politsei, te peate mulle aru andma, vaata. See on nagu, täiesti lapes lause. Hakkavad aru andma. Nagu millest sa türa aru annad? Esiteks, alustame sellest reaalselt, millest sa aru annad? Läbi siis nii-öelda siis Visit Estonia tuli inimene, Visit Estonia võttis selle enda peale, et teha seda asja nii professionaalselt kui võimalik ja
that's it. Nagu mõtled, oleks lihtsalt siia tulnud, vaata, mitte keegi ei tea, lihtsalt lendab laivi, teeb mingi suva asju, vaata. Praegu vähemalt me saime nagu midagi nagu kontrollida, püüame seda näidata, et aeg oli nagunii vähe, muidu ta oleks sinna tulnud, oleks mingi lihtsalt jändanud ringi kuskil linna peal ja oleks kõik olnud, vaata. Nii praegu oli komplein, miks te seda ei teinud, miks te toda ei teinud, vaata. Aga kui ta oleks niisama tulnud, ta oleks vapsee, ma ei tea, mis katastroof on, vaata. Nüüd Visit Estonia võttis selle enda peale, et orgunnida see nagu nii hästi kui võimalik, et me saame kõiki asju nagu tutvustada, natuke kultuuri näidata, ja nüüd peab Visit Estonia Marii Karellile aru andma. Jopt või oma etna. Mida vittu reaalselt? Miks sellise suuvärgiga tüüp peaministri juurde viidi? No siis, mis? Et ma olen ka asju elus öelnud. Ma ropendan hästi palju. Ma ütlen, et Karelgi on prii asjadest. Väga paljud teised inimesed ei ole puhta suuvärgiga. Mis? Ehk siis nüüd on nagu kõik või? Nüüd me ei saa mitte midagi teha. Kaput. Всё, блядь. Mu lemmik küsimus oli tal see, et oli üks naisterahvas, kes ka oli osakonna juht seal, keda ta intervjueeris ja siis küsib temalt ka, sina isiklikult teadsid teda või? Nagu siukse, vaata nagu, sa võid seda ju rahulikult ka küsida. Sa võid ju küsida, et kuuled, et sa tead ka teda või sa enne olid kuulnud ka temast üldse midagi. Sina isiklikult nagu teadsid teda üldse või? Nagu teadsid või teadnud või? Nagu seda nagu see maneer lihtsalt, vaata, kuidas küsitakse neid asju, see on ju täiesti kohutav. Sa ei saa sellist intervjuud teha. Need inimesed, nagu ma enne ütlesin, nad ei ole sulle esiteks üldse, nad sinuga intervjuud teevad, see on fucking respekt, ja nagu suur küsimärk, et üldse, miks nad peavad sulle aru andma, ja teiseks sa lihtsalt lähed nagu, sa ründad inimest reaalselt. Sina isiklikult teadsid teda või? Teadsid või? Võib-olla ma tšutt panen üle, aga nagu see toon ja see maneer, kuidas sa nagu küsid inimeselt, see on nagu nii selline halb lähenemine, vaata. Et juba see inimene võtab nagu siukse defensive nagu positsiooni, et ma ei tea, et lapsed teadsid mul nagu imelik lihtsalt minu arust. Siis ta reageeris seal Kaarli telefonile, seal mingi ja pluss nagu liikis seal isikuandmeid. Bro! Sult küsiti, et saada see klipp enne siis ülevaatamiseks. Sa ei saadnud seda. Sa panid selle välja ja siis väidad, et oi, kõik oli blurritud. Tegelikult ei olnud kõik blurritud. Lihtsalt expose'id asju inimestel. Ebaprofessionaalne minu arust. Järgmine fraas, mis ta ütles. Reisisaatjaks valis Eesti-poolne korraldustiim Andrei Sevakini. Ma olin üksi seal või? Grete Griffin oli ka. Juba faktiviga. Sulle faktivigu meeldib teha, nii et selles mõttes ma saan aru, see on fine, aga ma lihtsalt ütlen, et Grete oli ka seal minuga koos. Ma ei olnud üksi seal. Järgmine asi. Avalik stream Sevakiniga kestis 2 tundi ja peale seda lendas Speed juba meie raha eest eralennukiga Lätti. Mida? Nagu, kohe jälle, faktiviga, mis meie raha? See ei olnud meie, nüüd hüppame ette kõigest. Meie kui Eesti riik vähemalt praegu ei ole mitte ühtegi senti maksnud ei Speedile, ei ta managerile, ei kogu tema nagu siis tiimile, pole ühtegi senti maksnud. Välja arvatud see, et turvatiim sai palka, autode eest maksti, muud nagu väga ei olnudki. Et põhimõtteliselt kogu see turvasüsteem oli nagu paigas. Sellest oli makstud. Meie rahade eest ei lendanud tema tiim Lätti. Nagu see on nii perses asi, mida kohe väita, vaata, et nagu, et mõtlen jälle, ma räägin täpselt samat juttu, kui sa kunagi siis Reacti vaatasid või mäletad, siis ma rääkisin täpselt sama asja, et sa nagu inimene, kes võib-olla ei tea asjadest, on ju mitte midagi, siis ta mingi, meie rahadest lendas Lätti või? Meie riira, mina maksan makse, minu nii-öelda maksudega siis mingi tüüp lendab fucking Lätti kuskile, vaata, mis mõttes. Ja miks ma nagu video alguses ütlesin, kas ta on nagu professionaalne ragebaiter, see on ragebait. Ma ei tea, kas ta teeb seda ma ei saa aru, kas ta teeb seda meelega ja nagu inimesed läheksid pahaseks ja vaataks ta saadet või siis ongi nagu fucking debiilne nagu. Kuidas sa saad seda öelda, et meie raha eest, sul ei ole mitte ühtegi, sa tead seda, et me ei ole maksnud seda ja siis kus sa seda väidad, kus sa seda võtad, et meie maksumaksja raha on juba selle jaoks kasutatud, et ta läks kuskile Lätti edasi, perses. Siis oli neil vestlus seal pärast seda kohe. Karel küsib, miks Andrei Sevakini valisite? Hästi süks kurjalt. Miks Andrei Sevakini valisite? Karel vaatab korra kes see teine oleks pidanud olema siis. Ja siis nagu vaata, täpselt süke vibe oli, et kui nagu ema saab pahaseks, vaata. Kui ema saab pahaseks, siis on nagu oi. Süke vibe oli tal. Kas sind ei häiri üldse see fakt, et neil kummalgi ei ole kõrgharidust? Kaarel reaalselt oli niimoodi mingi.
kas see puutub siia? Et reaalselt oligi siuke probleem tal, et kuna mul ei ole kõrgharidust, ma ei läinud pärast kooli, ei läinud ülikooli, hakkasin omi asju kohe tegema. Tegelikult ma olen ju ikkagi eluülikoolis käinud. Ma nüüd kohe panin Facebooki endal ka, et ma olen aastast 2016 eluülikoolis käinud. Ja tegelikult mul on ju, mul on see lõpetamata veel. Okei, fair enough. Tavai. Mul ikkagi tegelikult veel ei ole, kõrgharidust. Tõesõnaga, teda häiris siis see fakt, et mina, kui inimene, kellel pole kõrgharidust, oli siis eestvedaja nii-öelda siis maailma suurimale striimerile siin Eestis. How the fuck? Ja isegi mis vahet seal on? Reaalselt mis vahet seal on? Palun öelge mulle, võib-olla ma ei saa asjadest aru. Võib-olla tõesti, mul oleks pidanud olema mingisugune, ma ei tea, kuradi fucking tuumafüüsiku kõrgharidus ja ma ei tegelikult isegi imesta, miks ta üldse kõrghariduse peale peatus, et tegelikult oleks võinud kohe juba öelda, miks tal nii-öelda doktorikraadi juba pole, Ühesõnaga ma ei saa aru, ma ei teadnudki, et selleks, et teha meelelahutus, sul peab olema siis mingisugune kõrghariduse paber, et sorry, et ma enda jaoks tegin varakult selgeks selle, ma teen oma asja, vaata. Ma ei teadnud, kas see kunagi nii-öelda siis edukas, ma ei teadnud seda, aga lihtsalt ma teadsin, et ma tahan olla piisavalt vaba, et proovida oma asja teha, ma ei teadnud, et see kuidagi nüüd, et kui ma kedagi hostin, kes on ka meelelahutaja, et see peaks häirima, et mul ei ole kõrgharidust. Üliveider. Sellest vist ei piisa, et siis ma kuidagi inglise keelt oskan, vähemalt enda arvates oskan suht okeilt rääkida. Mul on veel mitu keelt on ju taskus. See on suva. See, et inimestega oskad suhelda, see on suva. Peaasi, et ikkagi kõrgharidus peab olema. Üliveider lähenemine ja Kaarel vastas ka täpselt päris kenasti, et ta selles mõttes kõik on lõpetatud ja muidugi ta ütles kutsekool, aga ta vist pigem mõtles ikkagi üldiselt seda, et ma olen ju nii-öelda 3. aasta, siis ma olen Nooremeistri saate siis saatejuht ja see on tõesti minu silmad avardanud, et vau, et kunagi oli kutseharidus siis selline asi, mis meile vähemalt räägiti sellest niimoodi, et kui sa lähed näiteks pärast 9. lähed kutsekasse, siis sa oled elus failinud. Et reaalselt, ma ei tea, kuidas tänapäeval on, aga meile räägid seda, et põhimõtteliselt, kui sa kutsekasse lähed, siis sa oled idioot, et sa oled reaalselt loll. Eks meil oli alati see fakt, issand jumala eest, et mitte kutsekasse jõuda, aga praegu tehes 3 aastat seda nii-öelda siis noort meistrit, ma vaatan, et Jesus fucking Christ, seal saab kõike õppida. See on see, et sa saad pärast põhikooli minna juba sa enam-vähem tead, millest sa hea oled või kuidas su aju enam-vähem mõtleb, küll mitte täiesti lõpuni välja, aga ikkagi midagi, sa ju tead, mis sulle meeldib, ehk sa saad tegelikult juba välja valida mingisuguse asja, davai, see, sul on variante palju, valid välja, saad kohe selle nii-öelda kutse siis ära teha ja põhimõtteliselt kohe tööle minna, Versus see, et praegu sa lähed 10, lõpetad 10 ära, 3 aastat raiskad sellele, siis lähed veel fucking ülikooli, Olgem ausad, enamus meist ülikoolis on see, et ma ei tea, miks ma siia läksin, ma ei tea, miks ma siin olen. Ja isegi kui sa selle kõrghariduse ära teed, siis pärast on see, et ma ei tea, ei ole ikka päris see. On muidugi inimesi see, kui sa lähed mingi arstiks õppima või sa oled mingi kuradi, ma ei tea, ongi tuumafüüsika, et sa ei lähe niisama siin õppima. Et ülikooli minu arust minna on lihtsalt see, et sa pead täpselt teadma juba, et et see on see, mis mind kõnetab, vaata. Et see on põnev, aga meie süsteem on selle peale üles ehitatud, et lihtsalt me peame ülikooli minema, sest meil on öeldud, et sa pead ülikooli minema, aga tegelikult ma ju ei taha minna, aga samas ma ei taha kedagi alt vedada ka ja siis ma lähen ülikooli, Ja see ongi lõpuks see, et me oleme seal faasi, kus sa oled siis 18-19 lõpetad ära, lähed ülikooli, saad 22-23 lõpetad ära, said oma mingi paberi kätte ja sa oled mingid, okei, tahaks tööle, aga tegelikult ma ei viitsi, ma vihkan seda asja. Okei, davai, Ja lõpuks sa lähed ikka, isegi kui sul meeldib see asi, sa lähed ikka tööle, Ehk siis what's the point? Ma ütlen, et haridus on halb, selles mõttes, et jumala eest, minge kutsekooli, minge gümnaasiumis, minge ülikooli, palun väga, tehke seda kõike, et see on kasulik. Minu point on see, et minul avas silmad just kutseharidus, et kui tegelikult kiiresti saad eluga alustada, sul on kohe mingi asi olemas, Aga ühesõnaga, mina lihtsalt valisin selle tee, et ma teen oma asja, vaata. Ja õnnestus, joppas, mitte kõigil ei pruugi see õnnestuda. Kui sul õnnestus või õnnestub kunagi, palju õnne, väga äge, sest see on raske, vaata. See on raske, kui sa võtad oma nii-öelda teekonna ette, lihtsalt sa pead ise kõike avastama.
hence the name Eluülikool, on ju. Ja nüüd ma olen siin, kus ma olen mingid kõik need asjad läbi teinud, läbi proovinud, kuidagi inimestega nagu suhtlemist õppinud, videoid teie jaoks teinud, nagu õppinud kaamera ees olemist, on ju. Ja siis ma lähen sinna ja lõpuks kuidagi saavutan selle, et ma saan olla nii-öelda, no minu unistus on alati nagu Eesti riiki esindada on, nagu ma tahaks olla. Et mul on fucking vorm seljas ja ma olen Estonia, Eesti. Kahjuks mul ei ole seda nagu õnnestunud teha. See oli minu jaoks selline, vaata, selline kõige lähedasem siuke üritus, et olla nagu Eesti representative, nagu noh, ma ei tea, kas saate aru, aga ühesõnaga, et ma sain nagu siis mingisugusele inimesele, kellel on palju nii-öelda siis jälgijaid, kes tuleb nagu Eestiga tuttuma. Ma sain talle nii-öelda Eesti poolt näidata mingisugust asja. Ja siis nüüd on see, et jah, sul pole kõrgharidust. Ta ei sobi. Et lihtsalt väga veider asi, mida nagu öelda, et lõpuks minu arust ei ole vaja sul mingit paberit, et midagi teha. Kui sa leiad selle asja, mis sa oled enda jaoks, mis on sinu jaoks nagu lähedane, mis sind nagu paneb nagu kuidagi mingi vurri käima, see on kõige olulisem. Kui sa teed seda läbi mingisuguse ülikooli asja, palun väga. Palun väga. Lihtsalt nagu, ma tahan seda nagu rõhutada, et ärge minge ülikooli, et sa saad nagu fleksida selle teiste ees, et ma käin ülikoolis ja ma olen sest parem. Sorry to break it for you, aga see ei tee sust paremat inimest. Ja minu arust ajakirjanduse paber on täiesti mõttetu. Nii, edasi. Ja seal oli ka Taavi Kirss, kes ka mingi väikse inteka tegi. Üks viga, mis ma tegin seal streamis oligi see, et Taavi Kirss kirjutab mulle. Vapse isegi mõeld millegi pärast. Aga Taavi Kirss kirjutas, et kuule, et olge nii head, et pange palun turvavöö peale keset streami. Ma olin mingi, oh shit, okei, davai. Tõmbasin turvavööd kohe peale. See oli siuke päris naljakas seik. Ja ümestan, et üldse Karel seda uurima ei hakanud, et oi, neil ei olnud. Nad ohustasid Eesti liiklust ja Eesti inimesi. Nad ei pannud turvavöid peale. Issand, kui halvad. Kas sellist Eestit me tahtsimegi? Siis muidugi tuli see Kareli klassikaline see misogüüni süüdistus, kus ta siis väidab, et Speed on seal mingisugused täiesti mingid õudseid misogüünseid asju öelnud. Järgmine lause oli, ja näidati Speedile ka peaministrit, kelle büroo soov oli omakorda tutvustada maailmale kohukest ja kalja. Näed, jälle täpselt sama case, millest ma räägin. Oma mingi arvamus siin, oma mingi mõte, mida sa ei suuda nagu kuidagi lahti lasta. Ja sa edastad seda ka, kui sa oled juba selle loo ära teinud. Vaata, ta oli juba nende inimestega tegelikult rääkinud. Kõik toimub ju postis, kõiki monteeritakse pärast. Kõik voiceoverid on pärast. Ehk sa tead, mida sulle räägiti ja sa ikka fucking nagu ütled, et peaministri büroo soov oli omakorda tutvustada maailmale kohukeste kalja, kuigi sa tead, et see ei ole nii. See ei olnud ainuke asi, mis seal tehti. Peaministri point oli nagu selle nii-öelda visiidi point oli see, et kuna ta on meil siin, meil on mingi 100 000 inimestel laivis, sa näitad, et tahame ju modernsed olla. Me tahame ju nagu sellised nagu ägedad tänapäevased olla, nagu kui Eesti rahvas on. Eks nagu ongi, et kui sa nagu lähened sellele ka poolt, et kui sa aksepteerid nagu kõiki nagu uusi asju, vaata, et nagu just eriti nagu mingi YouTube'id ja mingid, kuidas nagu inimesed tarbivad mingisugust meediat või mingisugused asju, kui sa aksepteerid seda nagu kõrgemal tasemel ka, see on nagu see, et aha, see on nagu rahva värk, see on äge, see on modernne, see on uus. Sa võtad, see oli see point, ja siis seal ju näidati veel, et aha, näed, vaata, meil Eestis on siuksed asjad, kõik läbi näite, kõik on väga lihtne. Vaata seda, vaata toda, näed, see on see, siin on mingi raamat, ja siin on see. Ei, Kareli arvates me räägime ainult fucking kaljast ja kohukesest. Mis tegelikult, kui oleks nagu ka, mõtlen, et kui ainult oleks see asi, mida siis peaminister oleks tutvustanud, kohuke ja kali, kas see ka tegelikult oleks halb on? Aga jumal, kali ja kohuke nagu top. Pluss seal on mingi vigurikrõpsud ka, ebareaalne kombo. Aga ühesõnaga lihtsalt näed jälle, sa tead, et see ei ole nii. Sa oled kõik uurinud juba, sa oled näinud neid videoid. Sa võtad selle otsuse, kus sa ütled nii-öelda sarkastiliselt ja mõnitavalt, et büroo soov oli omakorda tutvustada maailmale ainult kohukest ja kalja. Ma ei pea enam mitte midagi ütlema, see on ju täiesti perses. Järgmine lause. Kuivõrd me tahame upitada inimest, kes haugub peaministri peale? Ma ei saa öelda. Nagu selles mõttes, et Speed on oma karakter. Mitte keegi sellest kunagi aru saama ei hakka. Välja arvatud tema, võib-olla tema tiim on ja see, mis ta teeb, mina ei saa sellest nagu midagi öelda, vastutada. Kas minu jaoks on mingi haukumine kuskil kuradi lambist on, kas see on normaalne? Ei ole, aga nagu
ma ei oska, see on siuke ifi asi, et kas see on okei või mitte, onju. See on karakteri osa, kui see on see, millega me oleme harjunud teda nägema või inimesed on harjunud teda nägema, siis nagu kind of okei, las ta teeb, no. Võib-olla ma ei tea, kas peaministrile otse näkku, aga no samas on jälle, ma ei tea. Funny, semi, mitte minu jaoks küll, aga võib-olla teiste jaoks. Aga lihtsalt see, et ta toob välja, et kas me tahame upitada seda inimest, kes haugub peaministri peale, see ei ole ainuke asi, mis ta teeb. Ja see on nagu see point, vaata. Point on see, et nagu ta tuleb Eestisse, tal on 100 000 laivis, tal on mingi 40+ miljonit inimest subscriberid. Point on see, et me püüame nagu riiki näidata, mitte seda, et oi, ta nüüd haukus, see on nagu tema mingi osa tema karakterist, on. Nagu lihtsalt see nagu see kitsas nagu see arusaama, kitsas mõtlemine, vaata selle sihukese statementi puhul nagu imelik. Aga jällegi see võib olla rage bait, et jälle midagi, mingisugust arvamust või mingisugust imelikku asja saada siis sellelt, keda ta siis intervjueeris, on. Ma ei tea, te peate ise jälgima seda, ta minu arust ütles seal sihukese lause, me legaliseerime ta. Jep, legaliseerime speedi Eestis. Väga hea, aga ma ei saanud aru, te peate ise korra läbi vaata. Ma ei taha seda nagu öelda ka, et minge vaadake seda. Perse küll, sest täpselt see, mis ta tahab. Aga lihtsalt nagu see point lihtsalt. Võib-olla vaatate, siis saate aru, et ma ei vaata seda saadet mitte kunagi. See on see point tegelikult. Võib-olla miks te võiksite seda vaadata. Nii, liigume edasi. Järgmine lause. Mu hirm on lihtsalt see, et kui me suuname, oi, see on vahva tegelane, tegelikult ei ole mingit ülikooli haridust, ei ole vaja, mine lihtsalt haugu peaministrite peale ja sa saad kuulsaks ja rikkaks. See ei ole see iidol, keda me tahame kummardada. See oli siis Karelli öeldud. Absurdne. Jällegi see, et nagu sa lihtsalt võtad mingi ühe asja, mis näiteks inimene tegi, sa üldistad selle asja, ja sa lihtsalt ütled, et ta on nagu täiesti mõttetu vend, vaata. Kuulsaks ja nagu rikkaks saamine, nagu see ei ole nagu, ma ei saa aru, ongi, kas see tuleb mingisugusest kadedusest, ma ei tea või? Ma ei saa aru, kas see tuleb kadedusest või lihtsalt ta ei saa aru, et kuidas süke asi nagu võimalik on ja ta nagu ei ole piisavalt nagu adekvaatne, et sellest nagu seda mõista, kuidas nagu tänapäeva asjad nagu toimivad, on. Ja jällegi oli vaja ülikool välja tuua, on. Nagu ma ütlen ausalt, see on nagu esimest korda, kui üldse keegi ütleb mulle, et näed, et sa võib-olla ei vääri seda, sest sul ei ole nagu ülikooli haridust. Mitte keegi pole mitte kunagi küsinud, et miks sul kõrgharidust ei ole, vaata. Mitte keegi, kedagi koti, vaata. Kõik on nagu normaalsed inimesed. See, et kui sa, ma ei tea, seal käid ülikoolis ära ja hakkad fleksima, vaata sellega. Ongi nii lappes juba, vaata. No sul ei ole nagu, ei ole vaja, no. Mul ei olnud vaja seda. Ja nii lihtne ongi. Teistel inimestel on võib-olla vaja, on mingisugused mõtted, tahavad seda konkreetset asja teha, õppida, tööd teha pärast sellega, on. Siis ongi vaja, on. Mul ei olnud vaja ja minu arust meelelahutust teed, siis ei olegi vaja seda. Mõttetu pask, tere. Siis ta ütles seda, et põhimõtteliselt seal oli mingisugune, et speed on ka, kas ma võin sulle öelda, et mida siis speed on öelnud, vaata, siis naiste kohta. Et üks oli selline siis, et mängis mingit mängu, minu arust ta seda isegi öelnud, ta lihtsalt ütles, et mida sa siin naine teed, et mine tee oma abikaasale mingit süüa, mine kööki tagasi põhimõtteliselt. Okay. Davai, lappes lause, mida öelda, on. Kontekst on lõpuks see, et ma olen võib-olla nii palju, ma lihtsalt seletan teile, on, aga lihtsalt ma olen nii palju õppinud, ma ei saa kedagi nagu kedagi kolmandat isikut kaitsta, vaata. Ma ei saa kunagi vastutust võtta selle eest, mida nemad teevad või ütlevad või on kunagi teinud, et ma ei viitsi ka enam nagu kaitsta kedagi, lihtsalt ma räägin teile konteksti, et see oli mingi 3 aastat tagasi mängis mingit mängu ja omavahel seal oli mingi naine tahaks mölisema, ütles täpselt seda sama, on. Kui sa oled mängur, siis sa tead, et naiste meeste selline rivaalitsemine, mölisemine on täiesti tavapärane nähtus, see ilmselgelt ei tähenda seda, et sa oled misogüün, aga jällegi ma ütlen seda, ma ei viitsi kedagi kaitsta, ma lihtsalt räägin teile konteksti. Siis ütles see naine, keda ta intervjueeris, ütles, et no, mul on kahju, kui ta seda ütles, on. Ja siis ta ütleb, Karel ütleb selle peale veel, et see kahjuks ei ole ainus misogüünne väljaütlemine. Selle peale läheb jutt edasi. Kui sa sellist asja väidad, siis kui sa tahad nagu tõestada meile, et ta reaalselt on värdjas inimene, nagu saad aru, ta ongi misogüün, ta nagu vihkabki naisi, vaata. See on su eesmärk, on. Siis sa nagu hea ajakirjanikuna sa ikkagi nagu, sa tõestad seda meile. Sa näitad mingisugust klippi veel, võib-olla teist korda, võib-olla 3. korda. Näed, et ongi misogüün raisk. Ongi värdjas, aga ei ole. Ei olnudki. Ja ma pärast otsisin. Ma leidsin neid ühe klipi, kus midagi samamoodi, midagi mölises, et seal mängis mingit mängu ja siis naisega back and forth nagu mölisesid. Mida sa mölisid? Käi perse päevast. Aga lihtsalt vaata, nüüd on jälle see, et inimene, kes ei tea mitte midagi. Vaatame, kurat, on täitsa lõpp, et see ei ole ainuke kord, issand, ongi paha inimene, vaata. Without any fucking proof, vaata. Nagu näita mulle, tõesta mulle, et ta on misogüün.
siis ma võib-olla usun sind, onju. Võib-olla ma saan aru, onju. Mina ei leidnud, aga jällegi, mina ei kaitse kedagi. Sellised asjad, mida öelda on lappes, onju, aga paratamatult, kui sa oled mängur, siis sa tead, et see on paratamatus, onju. Aga see ei tähenda kohe automaatselt, et sa oled misogüün. Ta ei tõenda ära seda, mis ta nagu ise väidab, onju. Ära noh. Ja siis muidugi küsisid, kas speed on parketi kõlbulik. No täiesti absurdne, disrespectful asi, onju, mida küsida in the end, onju. Et nagu palju meil ikka siukseid asju nagu Eestis juhtub, onju. Keegi tuleb Eesti, tahab näidata, tahab olla siin miljoneid jälgijaid ja siis Marii Karell küsib, et kas on parketi kõlbulik. No. Tere, kas sa oled parketi kõlbulik? Minu arust ei ole, raisk. Minu arust ei ole. Eelviimane lause, mis ta ütles, ta küsis seal lõpus, oli selle sõitva voodiga, tegi mingi biti. Tal ei tulnud meelde, mis meie siis peaministri nimi on, kuigi ta enne seal nagu peaministrist midagi on ju rääkis, onju. Et miks siis peaministri juurde viidi see speed ja kõik, onju. Ja lõpuks ta oligi, et ta nagu hakkas küsima, et kas peaminister Kristjan Michal on nüüd populaarsem pärast seda või? Seda oligi nagu mõttepaus. Kas peaminister Kristen Michal on nimi, Mari. Kristen Michal. No jälle, ta teeb mingi case, ta isegi ei tea, mis meie peaministri nimi on. Korrektne nimi. Oh my fucking god, okei, me jõuame lõppu. Ja see oli see, mis nagu oli peak rage bait. Peak sõna otseses mõttes. Pärast seda, kui Speed oli käinud Eestis, lugesid kohalikud firmad ja ka EIS kokku, kui palju siis külastati kodulehtesid. Ja kuna ma unustasin mainida, et see kõik oli läbi siukse, sa vaatad kaamerast, sa oled siukse hästi siukse üleoleva ja sarkastilise sellega. Need siukse, vaata. Ma võtan telefoni. Pärast seda, kui Speed oli käinud Eestis, lugesid kohalikud firmad ja EIS kokku, kui palju siis külastati kodulehtesid ja kuna need arvud olid märkimisväärselt suuremad pärast külaskäiku vahetult, siis otsustati, et Eesti kindlasti tahab seda Speedi käiku siin toetada. Läti on öelnud, et nemad toetusega kaasa ei lähe, aga meie ootame Speedilt arvet. Nägemist. Okei, süveneme uuesti. Pärast seda, kui Speed oli käinud Eestis, lugesid kohalikud firmad ja ka EIS kokku, kui paljus külastasid kodulehtesid. Kodulehtede külastamine on nagu üks asi, kuidas sa määrad seda edukust või sa määrad seda suurust, seda reach'i, kuhu sa lõpuks jõudis. See on üks koht ja nagu ma aru sain, oligi mingisugune päevaga oli mingi 40% tõusnud Eesti asjade külastatavus ja mingite firmade nagu külastatavus. Sinna ta ei maininud millegi pärast, et iga klipp, mis kuskil share'iti miljonites vaatamise, see stream ise, kas see on pea mingi 10 milli, siis on igast asjadest, ühesõnaga, et kõiki seda asja klipiti ja võib-olla nagu lõpuks sa ei saagi seda päris numbrit teada, vaata, sest neid klippe oli nii palju ja iga asi on ju saigi, vaata seal. Kas 500 miljonit, miljon, 2 miljonit, 3 miljonit, kas see nagu peaministri külastus Twitteri suugas ma nägin, nagu sa ei saagi seda lõpuks nagu kokku arvutada, aga seda ta ei maininud. Ja kuna need arvud olid märkimisväärselt suuremad pärast külaskäiku vahetult, siis otsustati, et Eesti kindlasti tahab Speedi külaskäiku siin toetada. See on juba faktiliselt vale, sest Eesti, Läti ja Leedu olid nõus siis maksma Speedile enne, kui ta siia tuleb. Ja see arve oli ainult põhimõtteliselt siis lennuki arve. Seal ei olnud mitte midagi muud. Seal oligi ainult lennuki arve. Lennuki siis põhimõtteliselt cost, pluss siis mingid väiksed kulud, mis on nagu ma ei tea, seal turvadega, nagu me enne rääkisime. Ehk siis pärast ei otsustatud midagi, et me tahame toetada. See oli juba, me toetasime lihtsalt seda, et ta saaks tulla oma eralennukiga siia ja et kogu see asi toimiks. See oli enne otsustatud. Mitte pärast, et pärast, nüüd on tõesti edukas asi oli, nüüd me maksame, siis me otsustasime, me maksame. Ei olnud nii. Läti on öelnud, et nemad toetusega kaasa ei lähe, aga meie ootame Speedilt arvet. No seda arvet ei tule. Läti sai kohe aru sellest ja nemad olid esimesed, kes ütlesid, et kuulge, et me ei saa maksta. Et see kõik oli kooskõlastatud kuidagi, teeme ära, ühtegi lepingut polnud otseselt, sa ei saagi maksta, kui sa ajad läbi mingisuguse riigifirma asju, sa ei saagi maksta niisama. Reaalselt ei saa maksta. Ja isegi kui nüüd nagu Eestiga tuleb, siis on ka, et ilmselt ei tulegi, sest sa ei saa maksta, sa ei saa Eesti riigilt küsida, kuule maksa mul lihtsalt mingi fucking 30 kilo, vaata. No nii see asi ei käi. Ehk siis jälle see lause, kogu see full lause oli lihtsalt nagu, et siin närvi ajada. Mingisugune fucking YouTuber käis siin, kasutas meie rahasid ja põhimõtteliselt lihtsalt oli nagu aukus peaministri peale.
peale siin ja see sõi kohukest ja kalli ja see on ainuke asi, mis ta tegi siin. Nagu lihtsalt see rage bait'i level on nagu ebareaalne. Kas ma olen rage baited praegu? Jah. Kas ma arvan, et ta on rage baiter? Ei. Sest ta lihtsalt ongi selline mõtlemine. Tal ongi selline mõtlemine ja ma tõsimeeli arvan seda. Ta ei saa aru, et mida võib-olla teised inimesed tahavad oma poolega öelda. Tal on oma mingisugune asi peas, millest ta ei taha lahti lasta ja panebki siis nagu kütab edasi. Ühesõnaga, ma ei tea, kõik on veider, lihtsalt nagu kogu see asi oli ülikooli pealt, aga lihtsalt kuna sa saadet vaatad, siis nagu, kui me juba siin oleme, siis nagu arutasime sellest saatest ka ja see saade oli täiesti lappes juba. Mina olen oma elu ülikooliga väga rahul. Elu ülikool on õpetanud, et kuidas siis Mariga Rellist rohkem raha teenida, kuidas ka ilma kõrghariduseta EFTA gala võita, kuidas olla normaalne inimene. Normaalsete inimestega suhelda. See on võib-olla kõige olulisem. Eluülikool on päris palju mulle andnud, tõesti. Kes kunagi tuleb teid suruma mingite süüksete asjadega, saatke perse, on kõik. Ja lihtsalt minu arust on üliveider ka see, et miks siis mina olen nagu siis kõrghariduseta vend, miks Mariga Rell on ja tema tiim on mind mingisugune 5, 6, võib-olla isegi 7 korda kutsunud oma saatesse mind. Ma ei tea, ma olen ju kõrghariduseta, mis asja? Miks te tahate mind saatesse? Miks ma pean seal midagi rääkima? Minu arvamus on idiootne. Ma olen debiilik, ma olen kõrgharitud. Väga huvitav. Ja Mariga Rell võiks kunagi ära otsustada ka, et mis agendat ta ajab, et kas ta on nagu sõbralik või ta on hostile, sest et siin ta ütleb, et mul pole kõrgharidust ja põhimõtteliselt sellega ta väidab, et ma ei ole nagu väärt seda asja ja et ma olen loll põhimõtteliselt. Ja siis kunagi siin mingit ühte asja tahtis kirjutada mulle saatis SMS-i. Andrei, sina kui Eesti noorte meeste suur iidol. Ma ei tea, mis ma veel teile ütlema pean. Veel kuidagi midagi tõestama, et nagu see on täiesti lappes, mis ta teeb selle laseriga. Saa aru, kuidas üks saade üldse fucking eetris on. Seal ikka vahva. Raamasid on vaja, minge vaadake. See Vakin Malting versus Balkan. Ma ei tea, kas koodiga Balkan. Võite proovida. Koodiga Balkan äkki veel saate. Elisa Huubi -50. Aga raama müüb. Ei ole midagi öelda. Seal ikka andke teada, mis teie sellest teemast arvate. Kas peab olema kõrgharitud, kas võib ka asju niisama teha või mitte. Kui sa pole kõrgharitud, kas sa oled üldse elu väärt, seda ma ei tea. Aga andke teada. Arutame kommentaariumites. Vaatame, mis eluk edasi toob ja näeme siis juba järgmine kord. Tšau, tšau.